Tšauki, tšau! Ja me oleme tagasi. Mõtlesin, kas see kord... Ei, ma olin juba nii, kas ma ütlen, no nii, ja nüüd me oleme tagasi. Aga ei, me oleme tagasi. Kell on 00:57. Me nagu ekstra teie jaoks istume praegu siin. Kell on päev. Päev on noor. Just. Nii, et jah. Peale on mingi loll allergia, nii et... Sorry, mul nina veits nohiseb. Silmad on ka punased. Nii et... Ärge pange mind tähele lihtsalt. Kuulake ainult, jah. Just. Ärge seekord videot vaadake, ei ole mõtet. Täpselt. Mis siis näost ikka vahid, eks? Ja me oleme suht kõik nagu trammi alla jäänud hetkel. No muidugi kell on palju ka, aga nüüd... Aga ei ole hullu. Äkki saab mingi filtri peale panna see, et... Vot, igatahes, mis me siis teinud oleme? Me käisime Lottaga Pärnus siin vahepeal. Käisime natuke puhkamas ja ohtralt shoppamas. Püha juudes. Jälle. Ma arvan, et sinna Pärnusse jäänudki midagi üldse poodidesse. Ja raha läks nii palju, et lihtsalt paha hakkab kohe. Nii et ja... Issa, kui tore, et mul on kopiriideid juurde. Absoluutselt. Aga meie peame selle eest hoolitsema nii et... Muidugi. Mul ei ole muidu midagi järgmine kord võtta sealt kapist. Just. Nüüd on uut kraami nii palju, et vali millist tahad. Õudne. Ja käid tegelikult väga tore oli. Airbnb oli väga ilus. Selles suhtes siuke mõnus. Ülilusu vaatega. Mul täiega meeldis, et see oli nii turvatud. Oh juudas, saate aru, et me pidime minema selleks, et tuppa saada, me pidime minema läbi 5 uksest. Ja need kõik olid lukus. Kõik need lahti keerama. Ja siis ühe korra Jonna läks ees, ma läksin järgi ja siis põhimõtteliselt oli 500... Kaamerat, kuhu sa pead vaatama, et sisse saada. Või nii-öelda ma pidin ta sisse laskma. Ma lihtsalt seisin ja lasin ustest sisse, nagu saate aru, nagu nii turvatud värk oli. Täitsa jõhker ikka nagu. Aga no vaade oli küll ikka superluks nagu. Aga jah, me käisime kinos. Me käisime mingid segase pruudneitsid vaatamas. Väga ei meeldinud, ei olnud midagi erilist, ei soovita. Ja siis me käisime shoppamas, söömas palju. Viikingspaas käisime. Ja, käisime ujumas. Me ei olnud Airbnb-sse sisse saanud. Ja siis meil ei olnud nagu rätikuid. Aga kuna me oleme naised, siis meil on alati kotis väike selline nagu näorätik. Näorätik, millega saama nägu kuivatada, kui sa meiki mõtled maana. Aga see on umbes nagu siuke ruudukujuline umbes. Et kui sa nagu ennast varjata tahad, siis sa pead valima, mis osa ette sa paned selle. Just. No see katab jälle ühe tissi võib-olla ära maksimum kui sedagi. Ja siis sellega me ennast kuivatasime. Aga saime väga hästi hakkama. Väga hästi toimis. Kotis oli ka rohkem ruumi. Ma arvan, järgmine kordki kasutama seda. Võtab vähem ruumi ja väga mugav oli. Et kõik sai kuivatatud. Ainult, et kui juuksed märjaks lähevad, siis on veits keeruline, nagu siis juuksed sai kuivata sellega väga, aga nagu muidu kõik sai tehtud. Nii et jah. Vot. No ja siis, mis siin veel? Mis sa, Bella, teinud oled? Mina käisin tööl. Siis ma käisin tööl. Arvake ära, mis ma veel tegin. Siis sa läksid tööle. Jah. Ei tegelikult, ma käisin vanaema juures. Olin vanaema juures ööseks. Ja siis ma tegelikult käisingi tööl ainult. Ja olin tööl ja siis läksin koju ja siis vedelesin või siis tegin süüa tööle kaasa. Ja vaatasin sarja. See oli suht kõik. Chillimine. Ja väike selline omaette aega. Jah, mina ja muu sari. Just. Mis sarja vaatasid? Vampiiripäevikuid uuesti. No, ma ei ole kunagi seda vaatama, mitte kunagi. Ja, ma vaatasin uuesti. Vaatasid kõik läbi juba või? Ei vaadanud. Ma olen 3. hooaja juures. Ja siis mul tuleb meelde, et meil käisid poisid jälle külas. Ken, Barbi Ken ja siis Rebase Jaan käisid külas. Ja teate, mis me neile tegime? Me tegime neile PowerPointi, kus me panime veits neile nagu puid alla. Ja jumal, nad oli nii hinge võtsid seda. Tegelikult ei võtnud, aga ma olen võib-olla sutt. Meil oli siuke kerge PowerPointi õhtu. Ja see oli tegelikult jumala äge. Poisid tegid meile ka ja see oli nii armas. See oli nagu mingi full unelmate mingi siuke PowerPoint põhimõtteliselt, nagu, mis on nagu nende ideaalnaine ja siis selle hästi armas. Nii hingeliselt kuidagi rääkisid sellest, see oli mega nunnu. No, oli näha, et nad olid nagu öösel panustanud. Ja nad olid seda öösel teinud, nii et aga nad olid nagu mega tublid ja see tõesti oli jumala äge.
Nad just selle ideega kaasa läksid ja selles mõttes nad on väga ägedad ja nüüd siis uudis või? teeme jälle seda reportaaži või mis asi on iganes intervjuud. Vabandust, mu allergid just süvenesid, et koju minema. Jah, pean silmalooe laskma. Kuidas on asi Kenniga? Meeldib teile? Kas ma võin küsida, kes see muidu on? Tunneme teda? Tead küll, see tore poiss. Pikk. No ma ei tea, asi ei lähe nagu paremaks väga. Mis mõttes? Pean teda kogu aeg nägema, vaata, see on nagu probleem. Saad aru või? Et ta siis meeldib sulle ikka endiselt. Ken saad äkki vähem külas käia või midagi või nagu vähem kokku saata, sest sa ei lähegi muidu pelal peast ära. On nii või? Tahtsid seda öelda või? Ei tahtnud. Sain ma valesti aru või? Sa said nii aru või? Ma sain täpselt samamoodi aru. Neil on probleeme vahepeal minu mõistmisega kahjuks. Kuidas teie aru saite? Või mis sina öelda tahtsid siis? Ma mõtlesin, et said aru küll, Seda sa mõtlesidki ja Evalota, kuidas teil lood? Endiselt väga tore. Räägi seda, mis sa mulle siis seal Pärnus rääkisid, eks ju? Seda osa, jah. No vaata, siin on see probleem, mille ma nagu ise ka jõudsin siis Pärnust nagu viimase nagu analüüsi tulemusena, selle kirjutamiseks. Aga probleem on selles, et ma ei ole suhteks valmis. Aga kui ta mulle meeldima hakkaks, siis sealt nagu järgmine samm on sinna. Ma tegelikult ei ole ka nagu suhteks vaata valmis. Oota, mina ei saanud hästi aru tegelikult praegu. See ei ole see või? Oota, mis mõttes? Ja ma hakkasin juba helistama kellegile. Igatahes, oota. Kuna sa ei ole suhteks valmis, siis nagu praegu on nagu ei. Jah. Aga kui sa oleksid suhteks valmis, siis oleks hea või? Või mis sa öelda tahtsid? Issand, kell on nii palju. Jälle rääkis rõvedalt sisse ennast. Jah. Nii, me kuulame nüüd. Issand jumal, ma pean nüüd mõtlema, et ma nagu ise saan aru, et te saaksite samamoodi aru. Ma saan aru, et oota. Sa ikka ei oska asja, aga äkki neid proovi uuesti. Vaata, miks ma ei vaata isegi teda selle pilguga, ongi see, et ma tunnen, et minu prioriteet istuvad siin. Prioriteedid. Ehk siis nagu mul ei ole esiteks aega kellegi teise jaoks. Ma ei ole suhteks valmis. Ja ma peangi keskenduma teistele asjadele. Aga küsimus oli selline, et kas ta teile meeldib? Mitte, kas sa oled suhteks valmis? Ei, aga siin ongi see vastus selle küsimusele. No aga siis sa vastad selle küsimusega ka praegu seda tegelikult, et kui sa oleksid suhteks valmis, siis ta sulle ka meeldiks. Ei. No sa ikka teed sa loll ja sa ju ütled seda. Sa pead vastama kas ei või jaa lihtsalt, Evaluta. Ei. Aga miks ei? Okei, nüüd sa saaks öelda, et sa ei ole suhteks... Mul läks nagu risti vastupidi, ma juba ruttasin järgmisele. Okei, põhimõtteliselt Ken, sa meeldiksid talle, kui ta oleks suhteks valmis. Sa ju ütlesid nii tehniliselt ju. Või no põhimõtteliselt, et kuna praegu su prioriteet ei ole suhetel, siis sa ei ole tast huvitatud, aga kui sa tõesti otsiks endale kaaslast, siis tegelikult ta võiks olla see inimene. Ja, siis talle otseselt ei ole midagi ju viga. Nagu sul ei ole midagi viga, aga kaudselt. Võib-olla kui sa neid asju muudad, vaata, mis me sinna panime miinused, siis võib-olla. Tulevad need punktid ikkagi, et stiil läkib ja. Nii et jah. Ei. Super vastus, väga hea töö. Ma ei ole päris kindla, kas see nüüd sai niimoodi, nagu ma mõtlesin. Siis ütle nii, nagu on. Ma ei oska teistmoodi öelda. Täitsa perses. Igatahes ta on kaalutajaid ja ise ka, mis ta tahab. Tehniliselt mina olen selle välja, et kui sa oleksid võib-olla suhteks valmis, siis sa võib-olla isegi annaksid talle võimaluse proovida kas või. Nagu lihtsalt siin kas või välja viia. Jaa, aga ma ei ole valmis. Ja see on okei, kui sa ütledki, et sa ei ole valmis, siis praegu ei. Jah. Pljääd.
no Läks aega. Võttis aega. Võttis küll, jah. Aga ei ole hullu. Ta ongi meil siuke Pikkade juhtmetega siinpool. või siis olen meie pikkade juhtmetega. Võib-olla Ken sai kohe sealt aru, mis Lotta mõtles. Muidugi võib-olla nad on seal samal juhtmel. Ja. See mõttepikkus on sama juhtme sees. Nagu lähevad sama vooluga, vaata. Vaata, juhtme sees on mitu värvi. Juhtmeid. Nagu suure juhtme sees on. Tavaliselt on seal mingi 3 värvi. Ei, sa oled ka seal sees. Saad ka. Vaid või sa oled ka seal sees. Ja siis on tavaliselt see nagu hõbedane asi ka vaata seal ümber. See ei ole mina või? Hoian koos seda või? Persse. Aga aus tegelikult, kui mind ei ole, siis ma ei tea, kas te saaksite kokku. See hõbedane asi, et üks läks katki vaata ja siis tuleb panna juhe ümber vaata. Jah. Et siis jääb 2, aga lottjono jääb kinni. Jätkame. Ei, jaa, just õige, tubli. Jaa. Peabki nii olema. Paned ühe asja kinni ja siis on hästi. Just. Nii et. Vot. Igatahes midagi veel? Vist ei ole rohkem. Homme, kus me oleme? Me lähme homme Pärnu. Uuesti ja. Need ülejäänud riided ostma. Jah, täpselt nii. Aga me lähme Pärnu, kuna te teate miks? Sest grind on. Ja me lähme grindile ja Bella hakkab homme meile manuaal matkaautoga sõitma, sest tema on ainukesena loed, meil ei ole manuaalilube, meil on automaadiloed. Aga Bella peab siis võtma selle vastutuse ja sõitma hakkama, aga no see suht siuke vedel. Ma juba viskasin täna pilgu peale sellele. Vaatasin kaugelt, ma nagu okei, no. Kus sa mööda kõndsid? Vaatasin okei, no põhimõtteliselt võib-olla tagurdaks isegi välja. Aga igatahes. Seal on kaamera nagu see. Selles mõttes, kui peaks homme juhuslikult miskit tõttu Pärnu liiklus suletud, siis see kindlasti ei ole meie pärast. Ei. Ja kui Veisis on vaata see punane nagu riba vaata seal Pärnu maalt. Siis see ei ole ka meie pärast. Ei ole meie. See kindlasti ei ole meie pärast. Miks see peaks nagu? Jah, just. Mis te arvate, et nagu me ei oska sõita või? Aus. Kuulge. Ei, seda ei arva. Sõidan iga päev manuaaliga ju. Brum ja siis, mitte ma viimati võib-olla 4-5 kuud tagasi sõitsin manuaaliga. See on oluline. See on auto nagu auto ikka hea. Sa ikka tead, et sulle Ken kirjutanud on või? Ei. See on nii aus fakt, ma söön vormist otse tavaliselt üldse. See on see, ma saatsin vaata Snapi ette, et ma söön kooki sealt taldriku pealt seda vahvlikooki. Praegu Ken mõtleb, et Lotta kirjutab. Ken, see olen mina. Nii. Kirjutame siis Lotta sinu elu. Ta midagi põnevat. Kuidas sul läinud on? Ma ei tea, mis asja varavaks. Ma tean jah. See ongi nii lõbus. Saab sellest teada. See ongi nii lõbus. Oissad. Peaks veel kirjutama su telefonist midagi kellegile. Lõpuks. Ja muidu tegime Bella telefonis seda alati. Bella nii mitmel kohtingul käinud sellepärast, sest meie oleme Bella telefonis kirjutanud. No mõni ette tulnud jah. Jah, on küll. Igatahes, aga meie tänaseks teemaks on siis petmine või nagu kõik petmismustrid, lood, mis meil inimesed kirjutanud. Meil otseselt niimoodi kogemust ei ole petmistega, me ise ei ole petnud. Ainult mingid lugusid kuskilt kuulnud, aga see on kõik. Natuke võib-olla, no nii palju, no ma räägin see nagu pubeka petmine, ma ei saa seda päris petmiseks lugeda, see kui mu parim sõbranna mulle kunagi vaata tegi, mida ma rääkisin ka mingis episoodis, et minu enda sünnipäeval läks välja minu silmarõõmuga ja siis ütles mulle, et nad on suhtes. Aga samas. No veits on selles suhtes, juba sealt oli nagu esimene siuke latakas. Mulle meeldis Bella pointe, mis ta enne rääkis, et probleem on lahendatud siis, kui sul meest ei ole. Just. Vaata, mul ei ole siukseid probleeme. Sest et mina ei peta, keegi ei peta mind. Ei, aga tegelikult ongi aus. Selles mõttes, kui sa ikka tahad mitme varre otsas istuda, siis ära minegi suhtesse. Aga samas jõuame ka siin, et tegelikult miks paljud petmised üldse toimuvad on sellepärast, et tegelikult kodus on midagi valesti. Nagu ei minda tegelikult niisama petma, kui ikkagi nagu sul on kodus kõik hästi, sul on hea naine või hea mees. Et ma ei räägi siin ainult, et mehed petavad, ka naised petavad ja oskavad oigu hästi petta. Aga selles suhtes tegelikult ikkagi, kui sul kodus on ikka kõik hästi, siis ega sa ikka ei lähe niisama petma.
ikka peab miskit mäda olema, nüüd alati, kui su mees või su naine petab, siis ka vaata ise endale otsa, miks see juhtus. See ei tähenda, et sa pead talle andeks andma, aga lihtsalt sulle tuleviku mõttes, et seda uuesti ei juhtuks või uue kaaslasega, vaata ja analüüsi, miks see võis juhtuda. Ega kui sa ikka tuled töölt koju ja sõimad kaaslase näo täis kogu aeg või oled kogu aeg väsinud või veed aega piisavalt oma kaaslasega, siis arvestad ka sealt võib mingi hetk tulla see tagasilöök. Ja kui sa suhtes oled, ega sa ei saa, siis kui sa selle mehe kätte saad, sa ei saa nagu püksi kummi lõdvaks lasta. No muidugi, mul see üks sõber ütles, et mida? Ma ei tea, miks ma näen hakkas. Igatahes üks sõber ütles mulle kunagi, et tegelikult suhtes olemine on räige töö. See ei ole tegelikult lihtsalt lõbu ja vaba aeg. See tegelikult ikkagi on töö selles suhtes, et sa panustad oma aega sinna. Nii et ja, eks siis mõelge sellele nagu suhtesse lähete. See ei ole päris niimoodi, et käib niipsus ja kõik on nii lihtne elus. Alguses kindlasti on. Esimesed aastad või siuke algus on tegelikult lilleline, aga peale seda läheb juba see nagu täis töökohaga tööks. Tuled töölt koju ja jätkad tööga. Just, ja nii ongi. Nii, igatahes võtame siis kõigepealt üldse punktid, mis võiks kuuluda siis nii-öelda, mille järgi sa saad aru, et sinu mees või naine võiks siin petta. Niimoodi, ma kohe otsin. Aha, nii. Tagurpidi afäär. Viin sind samasse hotelli, kus kohtun armukesega. Petja kutsub oma päris partneri samasse hotelli või restorani, kus on varem armukesega kohtunud. Taktika eesmärk, maskeerida kohta, muuta see süütuks, et vähendada kahtlust, mõju, julm psühholoogiline manipulatsioon. Ehk siis tegelikult ongi see, et väga paljud inimesed teevad seda, nad viivad oma armukese või päris partnerid, tihti päris partnerid sinna, kus on armukesega olnud, lihtsalt sellepärast, et tekitada tunde, et see on nagu safe koht. Et noh, seal ta ju kindlasti ei oleks kellegagi. Et selles suhtes seda tehakse tegelikult palju. Või siis see, et kui ta hakkab sellest kohast rääkima, vaata, siis naine või mees teab, et me tegelikult olime ka vaata seal, et äkki ta ise unustas ära, et mis seal kõik juhtus, on ju. Et siis, jah. Et ennast sisse ei rääkiks siis. Just. Nii, et muidugi selles mõttes suht nagu riskantne, et kui sa lähed samasse restorani ja sul on sama teenindaja, et ütleb, oi, te uuega vä? Kus on kiire vahetus? Onks on hea võit. Näeda. Et selles mõttes ma olen ise teenindaja, nii et ärge minu ette sattuge võõraste naistega või meestega. Ma olen kohe järgmine kord. No nii, kus see eelmine naine nüüd on? Kus ta jäi? Neil on ülihea. Ta oli nii tore. See mälu ka nagu ta peale. Niimoodi kudrutasite, et issand jumal. Nagu just armunud. Tegelikult ei tohi nii teha, aga veits poissi juurde vaata. Nii et ja. Teine, kink armukese lõhnaga. Meelega. Partneri kingib sulle uue parfüümi, mis haiseb täpselt nagu tema armuga. See, et sa võtsid välismaa nöödes translate'id eesti keelde. Haiseb. Lõhnab. Te nüüd haisete tänasest päevast. Igatahes osta lõhn, mille järgi su kaaslane haiseb. Haiseb. Nüüd on osta, et haiseb. Mingi märg. Seda higihaisu müüakse kuskil. Haiseb, jätke meelde. Lõhnaõli, mis haiseb. Ma soovitin lõhnaõli osta, mis haiseb. Haiseb või? Haiseb. Et jätke meelde. Aga äkki sa võtad nagu oma naise või mehe mingi nagu DNA või siis nagu selle higi vaata viid sinna nagu labarisse ja siis... Loota, palun teeme mingi aeg challenge, kus sa lähed lõhnapoodi ja ütled, tere, ma saab lõhnaõli, mis haiseb. Tavai Pärnus. Ja tavai sobib. Hästi haiseks. Äkki Lotta andis meile märku, et ta tahakski sünnipäevaks nagu lõhna. Mis hästi haiseb. Okei, Lotta, ikka saab. Me võime oma higihaisud kombineerida sulle. Oh my god. Aga fakt on see, et miks seda tegelikult tehakse, mitte haisvat lõhna ei ostata. Lõhna. Lõhna ostatakse sama oma naisele, sellepärast, et kui sa käid oma armukesega väljas ja näiteks kudrutate, kallistate palju, musitate, värksärgi, siis lõhn jääb riiete külge. Ja kui see ei ole sama lõhn, mis on naisel, siis usu mind, naine ju tunneb, et midagi on ju mäda, et see ei ole tema lõhn. Ehk siis, kallid mehed või naised, pigem naised nagu, või no siis vahet ei ole naised, mehed, kes ootavad koju oma kaaslast.
kui te nuusutate neid ja teate, et see ei ole teie lõhn, siis hakake vaikselt kahtlustama. Kui mees ütleb sulle isegi, et aga ma nägin tuttavat ja ta kallistas, see on bullshit nagu. Ükski lõhn ei jää nii kiiresti külge korraks kallistades. Haiseksid selle järgi. Ei tea, kas ma haisen teie järgi. No mina ei tea, olen lihtsalt lõhna, mis haisevad nii-öelda. Ehk siis seda tehakse väga paljud, ostetakse samad asjad, mis on näiteks kaaslasel või armukesel. Nii, petab sinu kaitseks. Ma ei taha sind koormata oma vajadustega, sina oled liiga hea, ma ei taha sul oma pimedat poolt näidata. Tegelikult petab lihtsalt tahtlikult ja romantiseerib seda kui ohvri rolli. Jah, et nagu põhimõtteliselt tekitab naisele tunded või mehele, et kallis, et ma tegelikult lihtsalt tegin seda sellepärast, et nagu ma ei taha sind nagu koormata enda asjade ja enda vajadustega. Ma tean, et sul on praegu raske periood ka näiteks, et sa ei saa midagi teha, aga mul on lihtsalt vajadused, aga usu mind, ma ei armasta teda. Lihtsalt niisama. Mul läks just bullshit nagu. Mul läks just see periood raskemaks nüüd. Jah, veel raskemaks. Jah. Kuidas sa kaasa sellele nagu aitasid? No just, eks ole. Just nagu rahuldaks lahti need asjad, et siis läks ka kergemaks. Pingeid lõdvestada. Jah. See tahtis Bella öelda. Pingeid lõdvestada. Teisisõnu, jah. Nii, virtuaalsed kaksikkelud loob täiesti uue online isiksuse. Tinderis, Discordis, OnlyFansis, teise nime, vanuse, isegi elukohal. Seda ka tehakse eriti siis, kui minnakse välismaale, siis seal tehakse endale uus konto. Ehk siis sulle satuvad Eesti inimesed ette. Sa saad täiesti nagu kaksikkelu elada sellest. Ja käid kohe riigi vahelt, vaata nagu filmides. Ja laske võimalikult vähe naistel, meestel minna oma kaaslastega või nagu oma sõpranondega või mitte ma tahaks seda keelata, aga reaalsus on see, et siis võib palju asju juhtuda. Jah. Eriti meeste reisil, sest väga toredad siuksed tänavad on, kus sa saad minna osta igasuguseid teenuseid. Ise nagu kogemata nagu lihtsalt nagu tõmmatakse. Ja point ongi see, et sa võib-olla isegi taha, aga sind tõmmatakse sinna sisse ja siis on nagu raske ei ka juba öelda, kui sa sees oled ju. Jalad ise viivad sind sinna sisse. Seda küll, jah. Aga nagu mul ka ikka jalad vahepeal ikka otsustavad ise mind viia kuskile. See kõlas praegu nagu, me räägime just litsimajast, aga sa ka nagu äksid ise ka seal. Kuule, soovita mulle ka Tallinnas mingit kohta. Ma lähen ise ka sinna siis. Ma ei tea, et Tallinnas mehed tegutsevad. Ma seda Oksmaad ja neid ei taha nagu. Linke saadan sulle. Tavai, aitäh sulle. Meilile. Sisukaid. Teeme nii. Kingib sulle asju, mille tegelikult ostis armukesele, aga viimasel hetkel vahetus ümber. Näiteks ehete, pesu või tehnika kinkimisel. Kui armuke ei saanud kohtuda, antakse see kink sinule, et mitte raisku lasta. Nii et kui mees hakkab niisama teile koju tooma mingid kingitused täiesti lampi, tihti eriti, siis hakkake ka kahtlustama, järelikult asi on kahtlane. Miks? Miks ta teeb seda, kui ta muidu seda teinud ei ole? Lihtsalt heast tahtest, heast. Täna ärkasin üles ja mõtlesin, et... Ma teeks seda nalja vaata, et ütleksid nagu mehele, et noh, millisel armukesele see minema pidi. Jah, nii et nagu... Ta läheb suulad. Tungarmuke. Jah, eks ole. Okei. Seksib sinuga end maha laadida, enne kui armuksega kohtub. Vähem levinud, aga olemas. Kasutatakse sind emotsionaalse või füüsilise maandusena, et kohtumisele minna rahulikuna ilma liigse suure tundepuhanguteta. Ehk siis põhimõtteliselt, kui hakkab juhtuma seda, et mees ka liiga tihti või naine hakkab liiga tihti tega seksima, eriti kui ta kodust hakkab ära minema, siis on ka asi juba kuidagi kummaline. Kuigi suhte alguses on see tegelikult suhte okei, siis tehakse seda asja juba tegelikult päris palju, vaata, nagu seksid hommikul, õhtul, lõunal, hommikusöögi alla, hommikusöögi peale põhimõtteliselt. Aga võib-olla kui sa nagu oled juba mitukümmend aastat koos olnud, siis on võib-olla juba siuke, et okei. Äkki sealt natuke palju? Ülim ehk topeltpettur süüdistab sind petmises, et ise varjus püsida, esitab pidevalt küsimusi, kus sa olid, kellega sa räägid, miks sa enda ära ehtisid. Eesmärk hoida tähelepanu sinul, samas kui tema ise rahus tegutseb. See on ka vist päris nagu levinud tegelikult. No see ongi see, kas seal on nagu kaks võimalust, kas tegu on sellega, et inimene on lihtsalt ebakindel ja ta ei usalda sind nii palju ja kontrollib või on see selleks, et sind lihtsalt nagu eksitada.
aga noh, selle pealt ise ära tundnud mul kogemust ja ma ei saa nõu väga anda selles osas, kuidas te aru saate. Jeesus, kolmekas armukesega ilma, et sa teaksid. Petja võib veenda sind kolmekaks armukesega, aga esitab seda juhututtavana. Sina ei tea, et neil on juba kinnine suhe. Jesus Christ, kallis, täna teeme kolmekat, aga see on täiesti suvaline. Ma leidsin internetist. Leidsin internetist, pakuti. Tänavalt võtsin kaasa Maxima kõrvalt. Vaatsin, et tundub siuke tibents, no. Ei no reaalselt, noh. Jesus Christ. Juudas, see on küll julm, kui seda tehakse. Valetab haigust või surma. Mõned äärmuslikud juhtumid. Mul on diagnoositud midagi ja ma ei taha, et sa kannatad. Lükkan su eemale. Või mu sugulane suri ära, pean ära minema, et olla armukesega nädalavahetusel. Kusjuures seda ma olen kuulnud, et mitte et Eestis niimoodi, aga nagu välismaa seriaalides on vähemalt küll nii, et mehed nagu või naised siis sorry, ma räägin pigem meestest, sest mina olen ise naine, aga tegelikult naised petavad, aga lihtsalt, et ongi mehed teinud näiteks, et kallis, ma ei tea, mul on vähk, et ma suren nagu nii varsti ära, aga ma ei soovi, et sa mu kõrval oleksid. Või mul on see haigus ja ma ei suuda sinuga koos olla. Tegelikult läheb teise inimese juurde. Sest nii vaata, teki nii suurt süütunnet mõlemal poolel. Ja naine mõtlebki, oh, issand nii arma, noh, et ta nagu mõtleb tegelikult minu peale, et ta ei taha, et ma nagu pean seal raskes olekus olema ja nägema, kuidas ta vaikselt hääbub põhimõtteliselt. Aga siis on nii lihtne minna vaata välismaale ja siis vahetada nagu isiksust ja siis võtta endale mingi naine lihtsalt. Aus, julm tegelikult. On küll jah. Ja et seda filmides rohkem näha on. Nii, igatahes võtame siis ühe kirja ette. Hei, ma ei tea, kas te seda ette loete, aga ma tahan jagada oma lugu või pigem oma reetmise lugu. Olen abielus olnud 7 aastat. Meil on 1 laps, ilus kodu ja elu, mida paljud kadestavad. Mu mees Rasmus oli alati see unistuste mees. Roosid sünnipäevaks, õhtusöögid küünlavalgel, hooliv isa. Ma ei näinud seda tulemas, mitte keegi ei näinud seda tulemas. Aga siis tuli Helena. Noor praktikant. Ma kuulsin temast paljut, oli nii andekas, nii särav, aga ma ei osanud midagi kahtlustada, kuni Rasmus hakkas liiga tihti hiljaks jääma. Ta hakkas rohkem duši all käima, parool telefonis muutus, ta naeris ekraani vaadates nagu pubekas ja ühel päeval ta jättis telefoni lauale. Ma ei tahtnud vaadata, ausalt, aga ma tundsin, et pean. Seal olid sõnumid ja pildid ja videod, neil 2, alasti. Hotellitoas, täpselt sel ajal, kui pidi olema Tartus tööreisil. Ma ei karjunud, ma ei teinud seeni. Ma pakkisin vaikselt kohvri, jätsin oma abielusõrmuse köögi lauale ja sõitsin lapsega ema juurde. Rasmus helistas, palus vabandust ja nuttis. Aga tead mis, ma ei taha tagasi, ma ei taha enam teeselda. Ta tappis minus usalduse ja keegi ei räägi, kui valus see tegelikult on, et inimene, keda armastad, ei vali sind. Aus. Aga selles suhtes need märgid, et kui mees hakkab rohkem käima duši all ja kallid naised või kallid mehed, kui sa näed, et sinu kaaslane, kui ta muidu ennast väga ei raseeri ega ei näe väga vaeva, ei kasuta mingeid tualettõlisi või lõhnasi ja kui ta hakkab seda järsku tegema, siis tegelikult asi on natuke kahtlane juba sellepärast, et kui ta seda ennem teinud, kelle jaoks ta nüüd raseerib? Eriti kui sa ei ole mingid vihjed andnud. Ja, et kallis võiks vaata. Ehk siis palun kallid inimesed nagu jälgige, eriti kui ta võib olla siuke su kaaslane, et ta näiteks on ka ilus, ma ei tea, mees või naine, siis oleme ausad, neil on alati löök igal pool. Ja minge, kui sina ei ole võib-olla kõige ideaalsem, oled elus pahuksis kuskil või no ikka meil kõigil on halvemad perioodid. See usu mind, ega ka kaaslasel on see, et teie kooselu ei ole siis nii hea ja tekivadki lihtsamini need nagu kõrvale põiked. Et siis selles suhtes tegelikult on hea jälgida sellega juba, ega oleme ausalt, kui sa ikka lähed armuksega välja, sa ei taha ju haiseda ja ma ei tea mida. Vaata, ilmselgelt sa hakkad rohkem pesema ja raseerima ja lõhnasi kasutama, uue lõhna ostad üldse. Ma ei tea. Järsku tahab shoppama minna. Uued riided. Ja uus stiil. Kallis tead, ma tegin juuksurist siukse soengu. Siis ma oleks küll nagu mingi... Ja ma ei tea, mulle meeldis eelmine rohkem. Äkki läkime sulle kausi pähe või? Seda või ei ole vaja, kallis. Ma arvan ikka nii on parem. Ei, no mina ikkagi arvan, et see kaus sobib sulle paremini.
kallis ära täna pesema minna. Ja täpselt samamoodi hakkabki hiljaks jääma, näiteks kui ongi see, et mees ütleb või naine ütleb, et kallis teada, mul on nii palju tööd kontoris, et ma ei jõua. Okei, harva on seda vahest ongi, lähebki kauem. Aga kui sa hakkad tähele panema, et kui te olete juba päris mitu aastat koos olnud ja järsku hakkab kuidagi tihedamini seda olema, siis järelikult ka on asi natuke, võib-olla tõesti seal on mingi Helena, uus tibiraisk. Või mingi äge Karl ülemus äkki, uus mingi noor poiss. Sellepärast töö natuke venib. Ma läheks kontrolliks fakti. Ma läheks nagu mingi, et ma teen üllatuse talle. Või üldse see, oleme ausad, kui su mees näiteks trükib sinu kõrval kellega, kirjutab sellest trükib. Sa ei nii vanamoeline. Teed ka kodus nii või? No sorry, aga ma olengi vanamoeline. Kui ma ütlen uun, mitte mikrolaineahi või ma olen mikrokas ja ma ütlen, ma panen uuni. See on mingi ülivana inimeste väljend, nagu kõik naeravad mulle, kui ma ütlen, sa nagu mida? Jumala norm ju. Ma kuulsin ka seda esimest korda sinu suust. Ja siis Bella oli ka, mis asi? See uun on. See on mingi uus väljend. Ja mul on väga palju väljende, mis on nagu vanal inimesel. Ma olengi vana eluga siin maa peal juba. Ära muret, sul otal ka omad väljendi. Plussi. See on see idapoolne väljend. Ma panen nüüd oma pluusi selga. Kus on mu pluusi? Kus on su pluus, kurat? Pluus. Jah, plussi. Kus on mu plussid? Või nagu, või mis on, kuidas ütled seda mingi, et liidame plussid ja miinused kokku. See pluss on ka. Pluss. Issand jumal. Või siis põlla peal. Põlla peal? Jah. Põlla peal? Aga ma ei tea, kas see on idast või see on lihtsalt põllu peal. Ma käisin põllu peal. Ma käisin põlla peal, ütleb Lotta. Nagu põlle peal. Kus sina käisid? Mis koht see veel on? Saad meile ka näidata või? Ei, ta on meil oma väljenditega. Aga ja nagu ongi, et hakkab hiljaks jääma ja itsitab näiteks, kui ta kirjutab kellegagi telefoni eest, trükib mida iganes, siis hakka juba nagu kahtlustama. Ega ta tegelikult, mehed eriti. Ma saan aru, et naised on mingi siuke vaata. Kusjuures ma olen küll, kui ma teiega kirjutan, siis ma ilgelt itsitad. Aga meesterahvad, uskuge mind, nad ei suhtle nii palju sõpradega telefoni ees. Isegi kui suhtlevad, siis päris niimoodi. Itsitades ka, vaata. Nii et jälgige oma mehe või naise emotsioone, kui nad telefonis on, aga naiste puhul on veits keerulisem, sest naised on küll telefoni. Mis sa, Maari, räägid sellest nüüd? Juudas. Meie Viimiga oleme küll täitsa sellised, no põhimõtteliselt. Nii et jälgige. Siit tegelikult küsimus, et kas ta käitus õigesti, et sa telefoni vaatas või? See on alati nii raske küsimus, sellepärast, et nagu tegelikult sa ei usalda enda kaaslast, aga raisk samas tal oli põhjust mitte teda usaldada. Nii et tead, mina ütlen nii, kui tekib mingi hetk see koht, kus sa tunned, et sa ei saa enam enda kaaslast usaldada, midagi on valesti. Sa tunned seda enda, sest tegelikult iga inimene tunneb, siis kontrolli. Kui sa tunned, et midagi on valesti. Oleme ausad nagu. Ma oleks küll vaadanud. Ma oleks ka. Eriti veel kõik need märgid, mis... Kurat, ma tahan näha kella üle, ta itsitab raisk. Aga no ikkagi julm või telefoniga lukku, kuule see on vetsimälik. Ja muudab parooli ära, võt see on juba süüke, et midagi on ikka väga mäda. Ütleb kindlasti põhjendaks, jah, mul töökaalast nägi parooli, ma veits nagu paranoiline, mulle ei meeldi, kui keegi näeb võõrastest. Okei, anna mulle uus siis. Jah, just, aga anna mulle siis uus. Ma tahan ka siin uut parooli teada. Nii et igatahes selles suhtes, kui siuksed asjad hakkavad juhtuma, siis on juba midagi väga-väga valesti. Nii et hakkabki kontrollima. Ja pigem petkema nagu kaaslas selle osas, et ei usalda teda ja kontrollite teda telefoni või kontrollite teda üleüldiselt, kui see, et sa lased ise ennast terve aeg lihtsalt petta tegelikult. Nii et... Usalda ka kontrolli. Just, selles suhtes, et kui ei teegi midagi, siis ise võib-olla tunned veits halvasti, et sa kontrollisid, aga see on parem ikkagi kui see, et sa elad kogu aeg ilma selle teadmatusega. Just. Nii et ja, igatahes ja selles suhtes, aga väga kurb lugu jällegi, nagu tegelikult on ikka väga julm, tal laps ka veel, mis on nagu kahju. Aga kus on mind see leiab panema? Nii et ja. Vot, nii, mis meil veel on? Võtame veits veel vahele siia mingid
tuntumaid võib-olla asju, mille puhul võiks arvata, et inimene petab. No näiteks ongi, ta tundub olevat mõttega mujal, kui sa temaga räägid. No see ongi see, et vaata talle silma, aga sa näed, et tegelikult ta ei kuula sind. Ja ei ole see, et ta lihtsalt silmad on kõrdis. Jah, vaid ta lihtsalt tegelikult ei kuula sind. Sa hakkad seda tähele panema mingi hetk, et nagu midagi on veits mäda. Ja see ongi, et ta on hakanud oma välimuse eest palju hoolt kandma. Ta on rahul olevam kui enne ja seda ilma mingi erilise põhjuseta. Mingi ülihäppi Jaa, täiesti lihtsalt tuleb tööle kui üliõnnelik. Ja mingi, oh my god, see on nii hea tööpäev. See on nii hea seks tegelikult vaatad. See on nii hea tööpäev oli. No ma tean küll, mis sa seal tööl tegid. No eks ole. Istusid seal arvuti taga ja siis keegi seal tegi. Ja siis mis oli kõrtimes või? Issand. Ella, mis sul niimoodi ka töö juures? Ma vaatan, sa käid ka kontoris meil. Ikka, jah, kõrt imen ja siis on jube hea tööpäev. Sina imed kõrt kellelgi või sul tehakse midagi? Ei, kõrt ikka. Kuule, mis Daniel muidu arvas? Mida? Sellest uuest podcasti osast. Ta ei ole kuulanud seda õnneks. Juba tänatud, ta on püsisuhtes ka. Assa vana karvane perse. Jap. Ja ei, see nüüd küll hea uudis ei olnud. Sa ennem ei teadnud seda või? Ma sain teada. Assa nugis. Mul see teine töökaaslane veits rääkis. Aga tema teadis, et sa rääkisid siin? Ta ei ole kuulanud, aga ta kuulis neid klippe TikTokist. Norm. Palvetage mu pärast, sest et no kui see välja peaks tulema, siis peaks vist kindlalt töökohta vahetama, et piinlikkust ma üle ei ela. Saad hakkama, tuleb uus. Nii, ta ei pööras, mis asja. Sul lähedased on tähele pannud, et su mees on muutunud või naine siis. Selles suhtes sellega ma ka nõustun. Tegelikult, kuna me ise elame väga tihti roosades prillides, me ei panegi tähele ja me ei suudagi uskuda ja minu musu ei teeks mulle nii. Aga usu mind, sinu lähedased inimesed võivad seda tähele panna ja ongi, et no okei, ta ei käitu enam nii, nagu ta muidu käitus. Minu musu. Nüüd ja, vot. Siuke värk. No näe, tegi oma nõia eliksiiri valmis siin varsti hakkab. Ma joon siukest jooki nagu herboksa või midagi siukest, mis aitab nagu mõjub kõhule hästi, seedimisele hästi, annab energiat, sest praegu on energiat vaja, kell on fucking 01.34. Nii et jah, mul on energiat vaja. Aga selles suhtes jah, aga see maitsib väga hästi. Tüdrukud vihkavad seda. Ainult mulliveega see ei ole väga hea. Mulle ei meeldi see. Aga ma väga soovitan, sest see päriselt toimib hästi. See maitseb nagu porgand. See ei maitse nagu porgand, see maitseb nagu jäätee. Viirsiku jäätee. Mulle meenutab ta seda, mis see palaviku vastu seda kollast asja jood. Koldreks. Ja, aga lihtsalt rohelises versioonis. Ta ei ole üldse koldreks, maitsega uskune mind. Aga te võite proovida. Jah, just. Nii, jätkame. Ta ei taha sulle oma sõnumeid näidata. No täpselt ongi see, et ta tegelikult varjab. Kui tal ei ole midagi varjata, siis tegelikult oleme ausad. Siis ta peaks kohe näitama. Telefoni põhimõtteliselt vaata jumala suva. Kus ainuke asi, mida ma selle puhul olen mõelnud, et aga äkki ta tahab mulle abielu ettepanekut teha ja siis ma hakkan vaatama ta telefoni ja siis ma näen seda ette vaata. Ja ta nagu kirjutab meiega, et planeerida seda. Jaa. Sest nagu mõtle, kui mina peaks mees olema ja siis ma proovin nagu olla räigelt sneaky ass ja siis ma no okei, ja vaata ja siis mees võib veits muutuda imelikumaks, vaata seda peab hästi sneaky olema, siis hakkad kahtlustama, mis kurat tal viga on vaata ja siis ta ei saa sulle telefoni ka näidata, keeldub sõna otsa, ma ei näita sulle. Aga ikkagi küll mees leiab lahenduse, kuidas teisiti teha. Sest nagu mina ei suudaks, ma olen nii halb selles. Ma nagu meelega kuidagi nagu mingi Norm. Tähvõri. Aus. Aga seda ma ütlen kohe, et kui näiteks su mees ütleb või naine ütleb sulle, et aga vaata siis mu telefoni. Siis tihti me oleme, et okei, no ma usaldan sind siis, vaata, kui ta nagu nii ütleb seda. Siis tegelikult ma ütlen ikkagi vaadake, sest see on tegelikult väga hea manipulatsioon selles osas, et kui sa seda ütled, et ta ju nagu nii ei vaata, ega sa muidu ju ütleks seda. See on aus, jah. Ja, nii et tegelikult ikkagi vaadake, kui ta ütleb sulle, et aga vaata, siis vaata üle. See on otsus mõttes, vaatan läbi kõik suhtluskanalid selles suhtes, käid kõik läbi. Nii et jah. Kui sul ikkagi mingi kahtlus on, siis käi läbi. Ja, kuigi selle
abielu ettepanekuga on see, et kui sa näiteks lähed oma nagu sõbrannadele Tõikama abielu ettepaneku juures. Nii. Hakkas mõtlema, kui sa lähed nagu sõbrannade juurde, vaata, siis sõbrannad ju ka ütlevad, et ei ole midagi. Ja no siis me oleks sulle, et ei, tegelikult ei ole midagi, vaata. Ja, et ära muretse, vaata, et kõik on hästi ja nii, et nagu, siis nad ei ütleks ju, et issand, ei mine vaata seda telefoni ja loe. Ei muidugi, aru saada. Nii. Ta on sinu vastu ääretult meeldiv. Ehk see tekitab siis seda, et ta on järsku hakanud väga meeldivaks su vastu või nagu ta käitub kallis ma aitan sind. Et tahab nagu näidata, et ta on olemas, aga tegelikult samal paneb räigelt kõrvalt. Ja siis viimane, et kui sa talle kahtlustest räägid, siis ta vihastab. See on ka tihti tegelikult, vaata, see ongi see, kui sul on midagi viga või mis sind ennast häirib. Kui keegi selle kohta nagu täppi paneb, siis vihastab sind. Vot, aga võtame nüüd kirja. Olin suhtes 3 aastat, mehe nimi oli Kristjan. Tubli, vaikne, natuke igav, aga muidu hea inimene. Aga tead, vahel lihtsalt kisub elu kuhugi, kuhu ei peaks. Tööl oli meil uus noor ülemus. Jälle, tööl. Aga tegelikult tööle tulevad, vaata, seal on nii suur nagu inimeste vahetus kogu aeg tegelikult. Ja point selles, et see on nagu, sa oled kas tööl või sa oled kodus, vaata. Ma ootan ka oma noort ilusat ülemus siis. Jaa, ma ka ootan. Tanel. Tume habe, särk alati natuke liiga avatult lahti ja see pilk, selline pilk, millest saad aru, et see tüüp ei taha sinuga niisama Excelist rääkida. Ühe reede õhtul juhtuski see, mida ma vist ise sala juba ootasin. Kontoris peale tööpäeva, kui kõik olid ära läinud. See kõlab nagu 50 Shades juba, ma ütleks. Isegi tahaks seda. Selle Exceliga tuleb lihtsalt see eelmine fetiš meelde. Ja kui te ei tea, millest me räägime, see eelmise episoodis me rääkisime fetišitest ja seal oli seotud üks fetiš Exceliga. Nii, jah, mul oli närv sees, aga samas ma ei tundnud end süüdi, sest tundsin end oma suhtes nii nähtamatuna. Aga siis see läks kõik täiesti teise suunda. Keset seda hetke, kui ma seal tema kabinetis olime, kuulsin kontoris samme. Tanel ehmus, mina ehmusin. Ta ütles, et see on ilmselt turvamees ja käisid mul kähku kappi peitu ronida. Ja siis ma kuulen uks avaneb ja turvamehe asemel kõlab üks väga tuttav hääl. No jõu, tšau. See oli minu mees. Selgus, et Tanel ja Kristjan olid sugulased. Ja mitte niisama sugulased, vaid Tanel oli mu mehe nõbu ja Kristjan oli talle paar nädalt tagasi rääkinud, et tal on tunne, et ma olen eemale tõmbunud ja ta palus Tanelil mind natuke kõrvalt jälgida, et aru saada, kas mul on kõik hästi. Ütleme nii, et Tanel võttis seda jälgimist natuke liiga entusiastlikult. Ma ronisin kapist välja nagu mingi halva nalja tegelane, püksid viltu, süda saapas ääres. Mees vaatas mind siis Tanelit ja lihtsalt raputas pead. Ta ütles ainult ühe lause enne, kui ta lahkus. Vähemalt nüüd ma tean, miks sa viimasel ajal tööle nii vara lähed. Kas me läksime lahku, jah? Kas Tanel sai tööl karistada? Kahtlemata, sest mina tegin asja veel hullemaks, andes sisse kaebuse tööalase sobimatuse kohta. Lõpp ja kõik halvasti. Nüüd, kui keegi mainib meeskonnatöö, siis ma lihtsalt naeran. Oh my god, see nõbude sugulastasi. Päris nagu perses. Kena plot twist. Nagu reaalselt selles suhtes, et Kristjan ütles Tanelile, et jälgi, kas ta on muutunud või kas tal on midagi. Tanel võttis liiga entusiastlikult seda. Võttis ikkagi natuke tõsiselt. No võib minna juhtuda. Ega ei tõsi, niimoodi ei tasu päris jälgida. Olge ettevaatlik, ärge öelge oma nõbudele asjale, et jälgige. Kuna võivad liiga lähedalt jälgida muidu. See oli tõesti lõpp hea kõik halvasti. See oli hästi öeldud. Oh my god, mis lugu nagu, vaata mida inimesed elavad. See on tegelikult jõhker, mis elu meie Eesti inimesed elavad nagu. Meie kolmekesti siin kuuleme lugusi. Mul on kusjuures üks sõbranna, minust üks vanem, aga hästi äge inimene, aga see elu, ta tegelikult pidi mul ka täna kirja kirjutama, aga ta vist unustas. Aga see lugu, mis tal nagu on lihtsalt crazy. See on lihtsalt nagu see, kui nad räägivad, kuidas nad selle mehel nagu ära teevad. See on lihtsalt nii crazy nagu, nad on nii ägedad pihvid nagu. Aga ma räägin sellest siis lähedamalt, kui ma päriselt neid kunagi kirja saan. Aga tõesti, see on üks haige lugu lihtsalt. Et siukseid jobusi ka maa peal eksisteerivad ja kuidas tegelikult nii paljud inimesed mängivad topeltmängu. Nagu filmides on ka vaata, et sul tegelikult on 2 peret. Kõigepealt läheb ühel päeval käib ühega veel, siis teisel päeval teisega. Võib-olla lapsed ka juba mõlemal. Sellepärast ei olegi mõtet endale kaaslast tegelikult võtta.
aus. low moral. Jaa, ma arvan küll tegelikult. Sa ei tea kunagi, kelle sa võtad endale. Ja ei, selles suhtes muidugi. Ega sa ju võid vaadata, issand, see Taanil on ikka nii kena, aga võib-olla süüke kuradi pettur raisk, käib igal pool. Tõmbab ringi. Et tegelikult ongi niimoodi, et nagu alguses võib ju kõik ilus olla, aga tegelikult mis see reaalsus on ju täiesti teine. Ja sa vaatad mõnel otsa hinnu, minu Madis küll ei petaks mind. No, see on nii kukununnukene minul, tema nii org ja tema üldse ei läheks kuskile. Pärast piitsaga kuskil. Pärast läheb käib nii, et naised, mina tulin, täna teeme 4. Näed. Olge ettevaatlikud. Nii, räägime siis nüüd, ma ei tea täpselt milles, siin on 8% inimeste, kes petavad, eitavad seda isegi silmitsi tõenditega. Petmisel pole mitte ainult seksuaalne pool, vaid ka psühholoogiline mäng. Kui ma ei tunnista, siis pole seda ka juhtunud. Ehk siis tehniliselt, kui sa seda ei tunnista, siis ju pole juhtunud. Ma ütlen, tegelikult ma pole korduvalt käinud ja teinud, aga... Ja nagu, et kui ma ei mäleta, siis seda pole olnud. Ja just. Juhtus peol, jääb sinna. Mitte, et sa tegelikult petsid. See on tegelikult nii vale. Ma ei mäleta. Seega pole juhtunud. See on sama, vaata, et ma olin joonud, vaata, et see oleks nagu see vabandus. Mida kuradit? Teine punkt. Petmised ei juhtu enamasti nädalavahetusel, vaid tööpäeviti. Just teisipäev ja neljapäev on statistiliselt kõrgema riskiga päev. Minu oma meest ei lase sel päev välja. Sina ütled, Kallis, sina teed kodukontorit teisipäev ja neljapäev. Jumala pohhu, aga sa teed statistika ütles, et ja suurem risk on raisk. Ei lähe kuhugi. Võid nädalavahetuselt tööl käia. Ja sina oled nädalavahetusel kontoris. Ja sina lähed käid ainult teed siis tööd. Muidu ei või. Nii, mis on? Üks populaarsem petmiskohti on auto, siis sellele järgnud hotellid, töökoht ja abieluvoodi. See on julm, kui minnakse juba abieluvoodisse. See on ikka väga-väga julm. Meesautot ei saa, selge. Läheb bussi ja trammiga. Sina on käid ühistranspordiga. Ja või alutad. Ei, Kallis, ma viin su ise tööl hoopis, sest tegelikult ta võib ühistranspordist kohata kedagi. Ja, okei, ma viin su ise autoga tööle. Ja siis sa ei saa kindel olla, et see tööle jõuab. Ja, ma viin su ise tööle. Jah, et me võime midagi ja ma olen täpselt sel kellaajal sulle järgi, siis lähed ikka natuke varem vaata igaks jooks. Ja äkki ukse peal kellega. Ja ületunde ei tee. Ei tee. Kui tahad kauem olla, siis ma tulen istun su kõrval, kuni need ületunnid tehtud saab. Teeme koos ületunde. Aus. Ikka päris julm tegelikult. Sa kõike mõtlema pead. Laseb mehe kodust välja. Mõtled, et keegi magab minu voodis. Bellal on pigem see, et jälle keegi istub tema tooli peal ja keegi istub tema voodis või magab ta voodis. No voodi on veel hullem ju. Keegi kasutab ta meest hoopis. See on juba pohhu, aga mitte... Aga voodi. Raisk, kui mu voodisse lähed, mõtle seda meest, kui palju taada, kui sa mu voodisse raisk lähed. Oi raisk! Siis sa saad niimoodi. Ka veel teed mu puhta voodipesu, mis ma just täna raisk panin. Siis sa ei kujuta ette ka, mis juhtuma hakkab nagu. Oi, seda ei taha. Sinust sa slõks raisk. Vardus. Ja, varda pane niimoodi sisse sulle, et... Mõtle, panen puhta valge voodipesu. Ja siis tulen koju. Ja siis keegi on seal maganud. Ta ei ole puhas enam ju. Aus. Hei, aga selles on teha põmmad pohve sellest mehest, aga raisk minu voodisse ei roni, minu tooli peal sa ei istu, minu riideid sa ei kanna. Kurat, mu kodulõhna ka sa ei nuusuta raisk. Tuled haisutad sinu oma lõhna haisuga siin. Põrandatel ka ei kõnni. Täiesti per. Aga meest võta nii palju, kui tahad. Kasuta seda vart nii palju, kui sa tahad. Seda sa puhtaks peast. It's open for everyone. Jah, open for everyone. Aga mitte vood. Diimonile ka ei lähe rois. Köögi pinnale ka mitte, kuna ma pean süüa tegema. Joo, äkki, sest tema teeb seal midagi. Mõtled ka üldse peaga või? Hallo. Aga ülejäänud kõik muu on pohvi, põhimõtteliselt. Jaa, et lihtsalt peas, et see mu koju ei roni. Just, täpselt. Nii ongi. Ja autosse ka. Kuulge, aga räägime nüüd, mis käib petmise alla? Kas...
aga mees vaatab või teise pilguga ja siis. Kasutab minu voodit. Petad rassi. ei, aga kas petmise alla läheb, kui su mees või su naine näiteks paneb story'de peale südameid kellelegi teisele? Nagu, ja ma mõtlen vastassugupoolele. Veel mitte. Ma ka veel seda, mulle ei meeldiks see, aga ma ei loe seda petmiseks. Sest tegelikult on see, et selles suhtes on aus, et kui tegelikult mõni inimene näeb vaeva, vaata, ja nagu ongi, sätibki ennast ilusaks, siis tegelikult ju on tore like panna. Ma arvan ka, kui mingi ilus mees paneb endast pildi, isegi kui mul enda mees on, see ei tähenda, et ma kohe tahan teda. Aga like ikka paned. Jah, ta teeb trenni. Aga selles suhtes, kui see juba hakkab liiga tihedaks muutuma see asi ja eriti just ühele konkreetsele inimesele. Ja võib-olla kommentaarid tulevad ka seal like'i kõrvale. Ja piltide like'i. Ja siis, no pilti võib veel like'ida, aga nagu kui hakkab juba mingid... No ja kui sa vaatad neid, seda esilehte, vaata, see on täis mingid naisi ainult. Ja siis, okei, fine. Seda küll. Siis see näitab, vaata, mida sa kõige rohkem vaatad. Ja seda küll. Aga kui mees kirjutab kellegagi, aga ta kirjutab lihtsalt sellest, et ta on kodus raske, aga mitte ta otseselt ei kirjuta seda, et temaga tahaks voodisse minna. Lihtsalt meestel on, naistel ka on kombeks nagu näiteks võõrastel inimestel rääkida, mis neil on nagu valesti või raske. Minu aeg seda petmise all, aga pigem nagu mind ärritakse, et miks sa ei räägi minuga asju kohe. Ja, et mina olen ju miks probleem. Miks sa selja tagant nagu räägid. Et lahendaks äkki ise koos need asjad ära, mitte sa lähed võõral inimesele rääkima. Ja, et nagu kui tahad minna võõral inimesele rääkima, palun pane psühholoogi aeg ja mine räägi. Mitte temale. Jah, või mine kellegi sõbra juurde või... Seda on taus, miks tema peab teadma sinu koduelu kohta. Jah, see ei ole petmine, aga see ei ole lihtsalt meeldiv. Jah, see ei ole vajalik. Aga suudlemine? Jaa. Aga kui ta suudleb täispeaga? Jaa. Mul on see, et kui ta suudleb nagu täiesti normaalse olekus, siis kindlasti. Aga täispeaga on veits see, et oleme ausad, mul endalgi võib see juhtuda. Ja siis ei saa isegi ilma mitte ühegi tundet, aga mul võib see juhtuda. Nagu ma joon äkki lihtsalt nii palju, et ma lõpuks olen nagu, sina ka tule siia. Teeme musu. Aga tegelikult see ei tähenda mitte midagi. Kui ma ei mäleta, siis pole olnud. Aga mees pead. Tegelikult ma ütlen, et ei ole, sest et nagu, kui ma hommikul ikkagi ei mäleta, siis ma ei saa garanteerida, mis ma tegin. Et üldse midagi juhtus. Et sõber sulle kirjutab, Bella mälet. Issand, sa panid sellele Nardoga niimoodi tatti, et anna olla, Oli ta ilus? Ei, siuke jubedik oli, aga ma ei saanud siin nagu takistama tulla, see on niimoodi oli hoos. Siuke läga käis, et anna olla. Panid küünanukiga mulle ainult. Jah, mul silm sinine raisk. Mul on tunne, et sa ise olid veits palju, et läksid liiale või räägid ise endast. Ja, just. Ei, muidugi. Aga suudlemine on ka niimoodi, ma räägingi, et oleme ausas, me võime kõik täispeaga teha väga lolle asju. Aga selle eest nüüd päris lahku minna või midagi siukest kindlasti mitte. Et tuleb nagu ära rääkida, aga kui sa jääb nagu korduma ja hakkabki juhtuma, siis ei ole okei. Ja tuledki ainult põhjendused, aga ma olin täis, ma olin joonud, vaata. Ühe korra põhjendad välja, et teist korda enam väga mitte. Et jah. Vot, mis veel? Käib kohvikus mingi võõra naisterahvaga? Aga niimoodi, et lepivad aja kokku ja et siis saame kokku ja... Ei, petmine. Petmine, see pigem on petmine tagant. Petmine. Aga kui ta näiteks tulebki üks ilus töökaaslane, üks naisterahvas, näiteks noori hakkab temaga kogu aeg lõunal käima. Võtke kolmas isik juurde, siis on fine. Jah, aus. Alguses ei ole, aga mingi aeg võib-olla küll hakkab see juba nagu muutuma selleks, et sa võid ju mingi vahepeal lõunale kutsuda, vaata, et sa ei pea kogu aeg mingi Matildaga minema või mida iganes, et nagu ma olen ka kallis, vaata. Et võib-olla jah, et ega tegelikult ei tasu väga lasta kogu aeg koos lõunal käia, lihtsalt juba sellepärast, et lõpuks juhtub see, et tal võivadki need tunded tekkida. Et kui algul oled lihtsalt nagu töökaaslased, siis pärast... Ta ju on inimene, kes kuulab su muresid, tegelikult olema ausand. Yeah. Ja siis tekibki sümpaatia. Kõik muud näpuka suu võtmine. Petmine.
ja kui me jõuame nüüd seksini, siis ka seks on petmine, nii no shit. Aga jah, selles suhtes ma ei teagi, kas rohkem midagi veel. Viskab näiteks autoga koju. No alguses... Nii kaua, kui nüüd ei käperda ja seda ei juhtu tihti, fine. Siis see on nagu, et et see on nagu elementaarne viisakus. Ja näiteks, et ma olen ise tööl ja mu töökaaslane toob mind koju, aga see on kõiges see. Siis ma ei loe seda petmiseks, aga kui seda hakkab liiga tihti juhtuma, siis on petmine. Siis on juba siuke, et tegelikult... Siis hakkaks kahtlustama petmist. Jah. Lihtsalt pärast, et point on see, et neil võib see sümpaatia tekkida. Seal autos. Jah. Et alguses on fine, aga mitte liiga palju. Aga võtame siis ühe kirja. Hei, kui kuulsin, et teete podcasti teemal petmine, siis teadsin, et see minu kord sellel teemal enda lugu rääkida. Käisin kutsekas ja mul oli klassivend, kes jättis mulle kohe esimesel hetkel mulje, et on see tüüp enesekindel, flirtiv, sarmikas, aga midagi temast lihtsalt karjus fuckboy. Kuna me elasime samas linnas ja kool oli teises linnas, siis pidime iga nädal koos kooli sõitma, sest nii oli odavam ja ta ise pakkus selle variandi välja. Ühel päeval autos pani ta äkki oma käe mu põlvele. Lükkasin selle ära, ta muigas ja ütles, mu käsi on nii külm, soojenda seda. Vaatasin, ei, see pole okei. Vastasin, et see pole okei. Tema reaktsioon, sa oled nii arg, aga mulle meeldib see. Naeratasin tobedalt, et olukorda pehmendada ja ütlesin, et ma pole arg, sa oled lihtsalt suhtes. Tema vastas, see ei tähenda ju midagi, kui meil sinuga omavahel tundeid pole, siis pole petmine. Pärast seda oli ta mõneks ajaks veidi tagasihoidlikum, aga katsed olid kadunud kuhugi. Tal oli eesmärk ja ta ütles, et võib kihla vedada, et lõpetan tema voodis. Aga katsed ei kadunud kuhugi, tal oli eesmärk ja ta ütles, et võib kihla vedada, et lõpetan tema voodis. Ühel päeval, kui kooli jõudsime ja autost väljusime, unustas ta oma telefoni autosse ja jooksis tagasi. Mina aga kõndisin edasi. Täpselt kooli ees, kus paljude klasside aknad olid hoovi poole, jooksis ta mulle järele ja lõi mulle tagumikule laksu. Seisin hetkeks täiesti šokis, mitte ainult sellepärast, mida ta tegi, vaid ka sellepärast, et keegi võis seda näha. Ma ütlesin talle, et see oli ebaviisakas ja kõndisin minema. Tema selle peale karjus vaid come on, ma tean, et sulle tegelikult meeldis. Ühel hommikul, kui jälle kooli sõitsime, ütles ta, et peab minema tankima. Ta peatas auto, tuli mulle hästi lähedale ja küsis, kas sa kardad mind. Ma ei vastanud, vaatasin lihtsalt talle silma ja järsku haaras ta mu lõuast ja suudles mind. Tõmbusin eemale, ta üritas uuesti. 3 korda järjest, lõpuks lõin talle vastu vahtimist. Ta jäi vait ja küsis segaduses, kas sa tõesti ei tahtnud seda? Vastasin ei ja peale seda sõitsime vaikuses. Kui meil oli omavahel hea läbisaamine ja nalja sai, ei tahtnud ma mitte kunagi temaga midagi enamat juba sellepärast, et tal oli naine kodus, kes teda ootas. Tema jaoks olin ma aga sihtmärk, mitte sõber. Mingi aeg hakkas ta rääkima täiesti otse, et tahaks minuga seksida. Ma keeldusin, aga ta ei jätnud. Surus aina peale. Tegi vihjeid, rääkis ainult sellest. Lõpuks ma väsisin. Ma ei suhelnud enam temaga. Ühel õhtul läksin sõbrannaga klubisse ja nägin ka teda seal. Ta tuli rääkima ja vabandas. Peale seda kutsus ta mind enda poole lihtsalt veini jooma ja telekat vaatama. Ma keeldusin. Loomulikult sain aru, mis tegelik eesmärk oli. Pärast pidu läksime kumbki oma teed. Mõne päevad hiljem kirjutas ta mulle sõnumi. Ma ei arvanud, et sa nii korralik oled. Kui isegi mu naise parim sõbranna on minuga meie voodis maganud ja me kõik oleme saanud hiljem samas seltskonnas olla, siis miks sina ei saa? Jesus Christ. See on ju lihtsalt seks ilma tundeta. See pole petmine. Seega küsimus teile, kas ma oleksin pidanud midagi ta kihlatule mainima ja kas tunnetate, et seks tõesti pole petmine, nagu see mees väidab. Suured kallid teile ja jätkake ikka samas vaimus. Aitäh sulle, kallis. Aitäh. Aga selles suhtes ei ole sihukest asja nagu tunneteta seks või no isegi kui see on ilma tundeta või tunneteta, siis see on seks ja see on petmine. 100% Oh jah. Tuli veel kihlatu. Nagu muidugi.
see on alati petmine selles suhtes. Ja eriti, kui sa oled nagu kihlatud, siis see ei ole isegi valik mitte. Muidugi. Ja selles osas, kas sa oleks pidanud midagi ütlema? Ma olen nagu kahe vahel. Kohati, kui sa ei taha, et seda sulle endale tehakse. Siis oleks mõistlik. Mõistlik. Aga samas no nagu point on see, et vaata, kuna sa ei olnud nagu taga vist nii eriline sõber, siis ma oleksin seda teinud. Aga kui sa oled olukorras, kus sul on parim sõber ja teeb seda ja sul on reaalsus, et sa jääd selle tõttu oma parimast sõbrast ilma, siis ma vist oleksin vait. Karma saab ta nagunii kätte üks hetk, aga ma ei taha ise see karma olla. Et selles suhtes ma ei tea kunagi, millal ma näiteks sinna lõksu langen, kus ma ka võib-olla petan. Võib-olla mu elu ei ole ka lilleline mingi hetk. Aga siis võib-olla ma tahan ka nii, et ma saan seda sneakilt teha, sest võib-olla ma tegelikult armastan oma meest, aga lihtsalt võib-olla kõik ei ole korda. Et muidugi ma ei ütle seda, et ma seda teen, aga ma ei tea kunagi. Aga jah, sellest ma räägingi, kui seal taga on nagu parim sõber, siis ma vist ei teeks seda, sest ma tean, et reaalselt ma jään tast ilma, sest ma reetsin ta. Aga kui see on tegelikult ikkagi suht mõttetu tont, oleme ausad. Ja kes sulle sihukest jaburust räägib, siis sa oleks võinud seda teha. Ja ta veel ajas veel nagu taga ka ja surus peale põhimõtteliselt ennast, et siis. Nii et selles suhtes ära nagu enam tunne ennast halvasti, et sa seda ei teinud. Ja nüüd enam vahet ei ole, selles suhtes on minevik. On nii nagu on selles suhtes. Küll see, et tema ikka jõuab üks hetk. Jah, kellegi teise kaudu. Ja, muidugi. Et jah. Siin oli üks asi, mis oli jumala hea, mis ma tahtsin ka öelda, et kas see on petmine või ei ole. Aga tore. Jah. See, et kui näiteks on sinu mehel ülihea parim sõbranna või et naisel on ülihea parim sõber ja nad veedavad ülitihti koos aega. Kuidas te reageerite sellele? Mina või parim sõbranna? Sina. Vali. Ma olin nagu, kuidas sina tunned ennast? Ei, vali, ütleks ma. Nagu mina olen see, et ma olen tegelikult hästi armukad inimene, praegu ma võin öelda, et sa võid aga vahepeal kokku saada, aga võib-olla ma reaalsuses oleks mingi unusta ära. Aga saame kolmekesti kokku. Ega see ongi, kui tahate kokku saada, tooda siis siia, räägime kõik juttu, vaata. Ja, et ma tahan ka tundma õppida. Nagu poistega mine välja, sobib, aga parim sõbranna, tahate kokku saada, ma eelistan seda, et me teeme seda kõik kolmekesi. Siis nagu saame kokku. Aga vaata, see sõltub ka sellest, kas sul endal sellel ajal on parim sõber näiteks. Kui mul on parim sõber ja ma tean, et ma tahaks taga vahest kahekesti lihtsalt niisama juttu rääkida, ega siis ma ei saa oma mehele seda ka keelata. Oleme ausad. Aga seda ei tohi liiga tihti olla, sest fakt on see, et see on imelik. See on imelik ja teiseks ka parimatel sõpradel ja sõbrannadel võib tekkida tunded oma vahel. See on paratamatu. Need ja. Nagu seal on ka nagu vahet, et nagu parim sõber või mitte. Nagu kui sa oledki inimesega, ma ei tea, tõesti mingi sünnist saati olnud ja te olete, ma ei tea, tõesti mingi nagu 20 aastat koos olnud õde ja vend kasvanud põhimõtteliselt ühe katuse all, siis nagu ma saan aru, vaata. Siis see on nagu fine, eks ju, sest et 20 aastat on pikk aeg, kus oleks võinud juba midagi tekkida. Aga kui see on nagu suhteliselt värske asi tegelikult, siis nagu ei. Ja, et oleme ausad, ega tegelikult ka isegi, kui te olete olnud 20 aastat, tegelikult ja vahel võivad tunded tekkida. Vaata, kui mingi aeg elu läheb nagu mäest alla, siis võib-olla teie olete üks teise jaoks olema, siis tunnete ka ossa perseraisk. Kus sa enne oldud? Palju on filme ka tegelikult. On väga palju on kusjuures filme. Mul jubedalt meeldivad need filmid. Ma tean, aga see on reaalsus, et tegelikult nagu olge ettevaatlikud selle osas, et see on väga fine meestele ja meestel tuleb anda seda aega, kus nad saavad poistega koos teha lollusi ja juuagi õlut koos kuradi fucking garaažis. Ja naistel peab olema aeg, kus nad saavad mimmutada ja teha mimmude asju koos. Sest see on vajalik, et see, et kui nad tulevad koju, oleksid täis energiat ja nagu rõõmu. Keelata ei tohi, aga kõike peab olema tegelikult piiri peal. Või nagu normaalkoguses ja mõistlikkus koguses. Et jah, ärge tehke midagi, mis käib vastu teie tahtmist või mis teile ei sobi, aga selleks, et seda ka teine pool teaks, peate sellest rääkima ja kokku leppima oma vahel, mis on okei. Ja kindlasti rääkige sellest, kas teil on avatud suhe
või on teil kinnine suhe, et see on teie omavahel või see on nii, et te võite käia väljaspool võtta, keda tahate? See on siuke jah, et oleks tore ennem kokku leppida omavahel. Mitte, et sa pärast saad teada, et sa olid avatud suhtes ja saad võime, ma oleks ka kõrval pannud. Jah, et oleks võinud ka teada. Kuna ma oleks selle bossiga ära juba ammu ketnud. Kurat, sa alles ütled, ta läks töölt ära juba ju. Kurat, minu võimalused läksid. Pagan! Sükst asja võiks ikka varem mainida. Jah, et sükst asja lõppige kokku. Et ärge tehke midagi vastu tahtmist ja ärge laske enda nagu endaks olulisi asju ära kasutada või selles suhtes, et ärge laske endale liiga teha tegelikkuses. Te ei pea leppima millegagi, millega te leppida ei taha. Ja mõtle alati nii, et tee asju nii, kas sa tahad, et sulle seda tehakse. Muidugi üks pool on see, et nüüd tahaks nagu mingi täiesti võõra inimese arvamus saada selle osas, et kuidas on sellega, et kui sina oled see armuke? Et kuidas siis või? Et mis sa siis teed? Tegelikult reaalsus on ju see, et sa ei taha, et sulle nii tehakse. Aga samas, kui sa oled ma ei tea, jube põnev on siis ju. Jaa, aga ongi siis sa oled armunud samamoodi võib-olla ja põnev on ja siis ongi see, et aga mis ma siis teen, vaata. Ma ei tea, praegu ma olen nagu noor ja loll seega. Ma nagu props ei räägiks midagi. Siis oleks nagu põnev elukogemus, arenemine. Võib-olla kui vanemaks saad siis jah. Eks need mis sa arvad, kui sa leiaks endale näiteks meesterahva, kes on abielus ja ta tahaks sinuga lollusi teha? Mis sa teeksid? Teeksid või? Aga ta väga meeldib sulle. No jah, tean küll jah. Tegelikult oleme aus, et ma tean, et mingi aeg oli siin ka Brigittega mingi jama, et kuidas ta teeb niimoodi, et inimene on abielus, see oli seal Taavi Rõivasega või midagi. Aga oleme aus, tegelikult see Taavi nagu mees võttis ise vastutuse teades, et ta on abielus. Brigitte ei olnud abielus. Brigitte ei olnud meestki. Tegelikult tema nautis lihtsalt noore inimese elu ja mehe tähelepanu. Tegelikult ei saa väga alati vaadata selle naisotsa, aga miks sa lähed ja teed nii? Aga see mees tegi. Tema võttis selle otsuse, et seda teha. Et üldse neid signaale ainult. Ja miks ma pean minema võõrale naisele ütlema, et kurat, su mees petab sind. Jah, nagu jah, sa tahaks ise seda teada, aga nagu kas sa tahad, et võõrast naine tuleb sulle ütlema, et kuule, ta petab sind minuga. Ja siis korjab sulle kurdi lits raisk. Põhimõtteliselt. Et siis sa nagu oled seal. Nii et nagu, jah. Selles mõttes selles kindlasti ei ole props lihtne olla, kui sa oled ise see armuke. Aga oleme ausad, ega tegelikult ikkagi, kui sa tahad seda inimest, siis ega mitte miski sind tagasi ka ei hoia. Aga igatahes tõmbame otsad tänaseks kokku, aitab küll ja petetud küll siin tänaseks. Jah, just. Kell on ka palju. Kell on täpselt 2.05. Oota, vastame Kennile ära. Vastame ja vaatame ikka. Ken kirjutas jõle pika loo minu arust siia. Assa vana Türbel. Igatahes meie Ken on praegu reisil ja siis ta kirjutab, kuidas ta reisil läheb. Ta küsis, kuidas sul läheb. Ärge muretsege. Nii tore, et sul hästi, nii tore, et hästi läheb. Oota, paneme, tegelikult sul läheb ju hästi. Mis siis, et kuum? Tegelikult läheb ju sul hästi. No selles suhtes, et ma olen nendega nagu pea 5 aastat koos olnud, et tegelikult nad nagu teavad juba. Nii, me vastame põhimõtteliselt Lotta ees, ma kirjutan. Ken ära siis solvad, ma kirjutasin, ma lihtsalt hoolin sust. Ma küsin, kuidas sul läheb, aga läbi Lotta. Kusjuures me oleme täheldanud seda, et kõik on ülipalju mingid, et Lotta paneb tähele ja märkab ju nii äge, et oskab niimoodi märgata, mitte mina olen eelnevalt sosistanud Lottale kõrva, et küsi seda. Jah. See on tegelikult. Aga mulle ei meeldi näidata seda välja, ma tegelikult teen niimoodi. Või nagu, et ma märkan, ma olen nagu teistele, et tee. Me oleme nagu need kattevarju. Nii et igatahes me vastame nüüd Kenile ära ja siis jah. Aga meie tõmbame nüüd otsad kokku, nii et näeme järgmine kord. Ma ei tea, mis järgmine teema on. Küll te teada saata Instagramist. Teeme nii. Näed. Näeme järgmine nädal. Tšauki, tšau. Tšau.